Kui 18. sajandi alguses puhkes Põhja-Euroopas verine põhjasõda, ei osanud keegi aimata, et selle tulemus muudab Eesti saatust sajanditeks. Rootsi suurvõim hakkas murenema ja Venemaa tõusis uueks jõuks. Peeter I otsustas, et just Läänemeri peab olema tema värav Euroopasse. Eesti ja Läti alad sattusid Vene tsaaririigi koosseisu ja see tähendas nii uusi võimalusi kui ka uusi piiranguid. Meie lugu algab Narva müüride alt, kust Peeter I sai oma esimese suure kaotuse. Peeter I oli erakordne valitseja, tõeline hiiglane, ligi 2 meetrit pikk. Ta oli uudishimulik, impulsiivne ja vahel ka äkilise vihaga. Euroopas nähtu pani teda mõistma, et Venemaa vajab muutusi. Ta lõikas bojaaridel habeme maha. Jah, päriselt. Ta sundis kandma euroopalikke rõivaid, avas koole ja tõi Venemaale täiesti uue mõtteviisi. Kõik see oli osa suurest plaanist, muuta Venemaa tugevaks ja kaasaegseks riigiks. Põhjasõja alguses sai Peeter Narva all hävitava lüüasaamise. Rootsi kuningas Karl XII arvas, et venelased on purustatud, aga ta eksis. Kui Rootsi väed töördusid Poola poole, kasutas Peeter seda hetke. Aastate jooksul rüüstasid Vene väed Eesti alasid, vallutasid Tartu ja lõpuks ka Narva. Otsustav lahing toimus aga tänapäeva Ukraina aladel. Külm, nälg ja kurnatus murdsid Rootsi väe. 1710. aastaks langesid Tallinn, Pärnu ja Riia ning Eesti liideti Vene tsaaririigiga. Tuhande 703. aastal otsustas Peeter rajada uue pealinna. Koht oli soine, üleujutustega ja tervisele ohtlik. Aga Peeter ei taganenud. Talupojad, sõjavangid ja sunnitöölised kaevusid maasse, kaevasid kanaleid ja vedasid kive. Peterburi rajamine nõudis rohkem inimelusid kui kogu põhjasõda. Ometi sai sellest linnast Venemaa uus süda ja akna sümbol Euroopasse. Kui Eesti liideti Vene tsaaririigiga, jäi kohalik elu paljuski endiseks. Balti-Saksa aadlikud said tsaarilt suured õigused. Talurahva elu seevastu ei paranenud. Nad olid endiselt mõisnike meelevallas. Vene riik ei sekkunud, sest baltisakslased olid lojaalsed ja oskasid piirkonda juhtida. Eesti talupoegade jaoks tähendas uus võim pigem rangemat kontrolli kui vabanemist. XVII. Sajandil põgenesid Venemaalt vanausulised, kes ei nõustunud kiriku reformidega.
Nad rajasid oma külad Peipsi äärde, pidasid palvemaju ja hoidsid oma kombeid. Nad olid osavad kalurid, aedviljakasvatajad ja käsitöölised. Kuigi nad elasid eestlaste kõrval, säilitasid nad oma eripärase kultuuri. See kultuur elab Peipsi ääres tänaseni. XVIII sajandil levis Euroopas uus mõtteviis – valgustus. See rõhutas mõistust, teadust ja inimese võimet ise otsustada. Need ideed jõudsid Eestisse saksa pastorite, arstide ja juristide kaudu. Mõned baltisakslased mõistsid, et talurahva olukord on ebaõiglane. Hakati asutama koole, välja andma kalendreid ja käsiraamatuid. Need õpetasid põlluharimist, ilmaennustust ja tervishoidu. Teadmisi, mida talurahvas vajas. August Wilhelm Huppel oli pastor ja kirjanik, kes tegutses Põltsamaal. Ta suhtus eestlastesse lugupidavalt, uuris nende kombeid ja püüdis parandada talurahva elu. Koos arst Vildegaga andis ta välja esimese eestikeelse ajakirja, Lühike õpetus. See ajakiri õpetas, kuidas ravida haigusi, kasvatada loomi ja harida põldu. Huppel uskus hariduse jõusse ja see muutis Eesti tulevikku. Eesti sattumine Vene tsaaririigi koosseisu tõi kaasa suuri muutusi. Peeter I reformid muutsid Venemaad ja mõjutasid ka Eestit. Baltisakslased säilitasid oma võimu, talurahvas jäi raskesse olukorda, kuid valgustus tõi uusi ideid ja lootust. Vanausulised rikastasid kultuuri. Huppel pani aluse eestikeelsele haridusele. See oli ajastu, kus vana ja uus põrkusid ja sellest sündis tee Eesti ärkamiseni.